Tere ilusat teisipäeva hommikut. Taas kord aeg tegutsemisampsuks. Minu nimi on Triin Pärn ja tervitan teid Portugalist. Minul sai hetkel just kell 8 ja minu nimi on Triin Pärn ja ühtlasi üks veebikooli assistentidest ja mul on nii hea meel, et ma napsasin Birgiti meile täna siia. Nimelt on täna külas Birgit Itse, kes on kirjanik, koolitaja, TEDx kõneleja ja ma arvan, et sa oled meediast näinud ka, et ta oli vingel promotuuril ja täna see promob edasi siin ka. Tema nimelt kirjutas raamatu Minu Šotimaa, ma panen siia ka lingi juurde ja me räägime kohe sellest ka täpsemalt lähemalt. Tere tulemast, Birgit! Tere Triin ja tere kõigile, kes te vaatate meid siis veebikooli õpiampsu raames. Ja meie pealkiri tegelikult sellele õpiampsuna on, et kuidas arendada eristumise julgust. Ja eristumine, see on põhimõtteliselt, ma tõmbaks sinna kohe võrdusmärgi Birgit Itse. Sa oled alati nii huvitavates nagu sellises poosides, sul on alati läbimõeldud juuksed, meik, riietus, et sul on seda julgust tohutult. Kas see on alati nii olnud? Ei, kindlasti mitte. Ma, kui tantsimises ka mulle öeldakse, et et sul on nii julge stiil ja sa kannad selliseid asju, siis ma ütlen, et ma kannan kõiki neid asju, mida ma 20 või 30 aastasena ei julgenud kanda. Aga ja siis nad vaatavad mind suure silmi, mis mõttes, sa oled ju alati selline. Ma ütlesin, et ei ole, et ma selle eristumise julguse leidsingi Šotimaal ehk et see soov olla teiste moodi, sest kuidagi ma kasvasin üles nii-öelda sellega, et ära püüa esineda ja kuidagi see eristumine ei olnud nagu hea ja silmapaistme ja siis ma sattusin pahandustesse, siis ma sain seeläbi ka aru, et eristumine ei ole halb, sellepärast et see toob pahandusi kaela. Ehk et kuidagi sellist nagu positiivset eristumise kogemust nappis mul üles kasvades. Ilmselt neid hetki oli, aga tegemist on ju teada, eks ju, mida meie aju teeb ja mida meie aju ei tee. Ja selline see teekond oli niimoodi, et 38. eluaastast siis enam nagu tundsin, et nüüd enam ei saa, nii ei saa. Ja siis raamatust saate lugeda, miks. Aga ega see Minu Šotimaa, kui me tuleme selle teema juurde, see eristumise julgus, see on midagi, mis ei ole niimoodi, et nüüd on see mul olemas ja nüüd ma rohkem sellega enam vaeva nägema ei pea. See on mul riiulis, ma saan alati seda riiulist võtta ja see on nagu olemas. See on midagi, mis nii-öelda on järjepidevalt tuleb arendada, sest ega selle Šotimaa raamatuga oli ka, ma ju teadsin, et ma kirjutan seda teistmoodi, kui ma olin kirjutanud Naissaare raamatut, ehk et see ülesehitus oli teistmoodi. Ja kuigi ta on mõtteline järg sellele Naissaare raamatule, siis ta ei ole nii pika perioodi kohta. Ja Naissaar oli nii-öelda see giidi ja nii-öelda kogu see teismelise nii-öelda kulgemise teekond, aga siin on juba siis nii-öelda keskealine naine, elab võõras riigis lapsega, kõik need muud asjad nii-öelda ettevõtja teekond, kus keegi ei tea sinust mitte midagi. Ja kui keegi sinust mitte midagi ei tea, siis keegi ju ka ei osta, sest miks on oluline eristuda, silma paista ettevõtjana, ongi see, et keegi ei saa sult osta, kui nad ei tea, et sa olemas oled. Või kui nad ei saa aru, mille poolest see, mida sina pakud, on teistsugune, eeldatavasti siis nende jaoks parem. See ei tähenda seda, et ta kõigi jaoks parem on, aga on parem nende jaoks, kes midagi sellist just otsivad. Ehk et jõudes kohe nende praktiliste nippide juurde, siis millega sa soovid eristuda? Mis on see, mis on sinu jaoks nii-öelda emotsionaalselt, rahaliselt, füüsiliselt turvaline, piisavalt turvaline, siis eristumine. Üks asi on turvaline, aga teine asi on see, et just seesama emotsionaalne turvalus, et sa julged riskida, ehk et nagu riskivaba ettevõtlust ei ole, eks ju, et sul on ikka mingisugused riskid ja mõnikord on need rahalised, mõnikord on need füüsilised, mõnikord on need emotsionaalsed riskid, mis sa võtad,
ehk et ka iga toode, mida ma teen, eks ju, raamat on toode, ma võtan teatava riski. Ma arendan endas seda julgust eristuda, teha teistmoodi, teades, et võib-olla see ei lähe massidele, aga kui see aitab nii-öelda seda inimest, kellele ma selle kirjutasin oma mõtetes, siis ongi juba kõik hästi. Siis teine asi ka see, et millega sa pigem ei soovi eristuda. Millega sa pigem ei soovi silma paista. Võib-olla see eristumine sõnana sind ei kõneta, aga see silma paistmine. Ehk et millega sa soovid silma paista, silma jääda, et teised sind märkaksid ja millega pigem mitte. Ma toon siin näite. Ma ei tea niivõrd eestikeelseid neid ettevõtlusgruppe, kui palju seal on, aga rahvusvaheliselt on sellised näiteks Moms in Business ehk et emmed ettevõtluses on sellised grupid ja aeg-ajalt eriti palju on selliseid postitusi enne jõule muideks, seal novembri lõpus, detsembri alguses, kus siis võetakse sõna, et pannakse mingid tootepildid ja on selline appikarje, et ma olen seda hoolearmastusega teinud ja nüüd on nagu müük on nii maas olnud siin viimased, et ma vist panen kinni ja ma ei tea, kuidas ma oma lastele jõulukingitused saan ostetud. Ja siis inimesed on viisakad, kuule, pane link, kust ma saan osta, räägi lähemalt, need on nii toredad asjad. Ja siis tulevad sealt nii-öelda need haletsusostud, eks ju. Et kas see on see lugu, mida sa tahad oma klientidele rääkida, ehk et kui me räägime sellest eristumisest või silmapaistmisest, siis mõtlegi selle peale, et mis on see lugu, mis sa tahad enda ettevõttest klientidele rääkida. Ja kas ja kui palju see klapib selle looga, mis sa iseendale oma ettevõttest ja oma tegemistest räägid. Kui palju sa ise usud sellesse, kui head need asjad on, mida sa pakud, on see siis toode või teenus. Ja luba ennast üllatada. Eestis muuhulgas, kui ma käisin, siis ma tegin ka Viljandi arenduskeskuses koolitust lugude jutustamises turunduses. See oli 6-tunnine koolitus ja mul eile saadeti selle koolituse tagasiside. Ja rääkides siin eristumise julguses, eks ju, kuigi ma olen seda koolitust teinud üle 3 aasta ja ma olen üsna kindel, et tegemist on väga hea koolitusega, siis mul ikkagi, kui ma lugesin seda ja saime tagasisidet ja saadame edasi tagasiside, mul ikka tõmbas nagu pulsi võbel ja siis ütlesid, et ja nad peavad hindama, loed niimoodi ridavalt, nad peavad hindama 10 palli süsteemis ja siis ma näen seda minu numbrit 9,75. Vot täpselt sellise, nagu panin käed niimoodi pauguga laua peale ja mõtlesin, nagu see ei ole võimalik, ja siis niimoodi hinga. Ja siis ma mõtlesin, et aga võib-olla see on ikkagi loogiline, et kui mul jäi seal töövihikuid üle ja inimesed tahtsid neid töövihikuid veel kaasa võtta ja iseseisvalt teha ja siis loed seda edasi. Ja siis on lihtsalt see, et mul on nii hea meel nende inimeste pärast, kes kohale tulid. Ehk et see eristumine, asjade teistmoodi tegemine, ehk et mis on see asi, mida sa oled valmis või mida sa tead, et sa teed teistmoodi, eks ju. Või kui sa ei tea, siis mil moel sa võiksid eristada või mil moel sa teistele silma paistad, sest üks asi on see, kuidas me ise ennast näeme. Aga kui ma mõtlen enda nende brändi sõnade peale, millele mul on kõik asjad üles ehitatud, siis need tulid mul ka niiviisi, et ma küsisin Facebookis inimeste käest, et nad ütleksid mulle 3-5 sõna, mis neile minuga seostub, kas siis minu kui isiku kohta või siis selle kohta, mida ma teen või kuidas ma neid asju teen. Ehk et mis on neile sõnad, mis neile seostuvad minuga. Aga te võite ka siin omavahel näiteks selles Facebooki grupis teha neid mingisuguse, ma ei tea, kuidas seda siis üles ehitada, eks ju, et näiteks üksteist aidata sel moel. Ehk et 3-5 sõna, mis iseloomustavad seda, kes sa oled, kuidas sa nii-öelda teistele paistad, et teised saavad öelda, mida sa teed, mis oma ettevõtluse valdkonnas ja kuidas sa asju teed. Ja sealt sa saad siis ise valida, mis on need sõnad, mis sind kõnetavad. Ja
ja siis sa saad valida need, minul on 4 sõna. Mul on lihtsus, mängulisus, julgus ja sügavus. Ehk siis sügavus ka nagu tähenduslikkuse mõttes. Ehk et need on minu sõnad ja nendele ma olen kogu oma asjad üles ehitanud, et Triin ka mainisid siin neid pilte ja asju, et seal ongi see julgus, mängulisus, püüan asjad teha võimalikult lihtsaks, aga et neil oleks ikkagi mingisugune sügavus või tähenduslikkus taga, et see ja need tulid välja kõik nendest küsitlustest. Inimesed tõid välja, et noh, kui ma olin ajakirjanik veel, et paljud ajakirjanikud on nii pinnapealsed, aga sa lähed sügavuti. Või see, kuidas inimesed räägivad, et sul on kõik asjad on nii detailselt läbi mõeldud. See on ka just nimelt, see on see sügavuseks, et märka, kuidas inimesed ja mida nad sulle tagasisides välja toovad. Mis on see, mida nad hindavad sinu juures ja kui sul veel ei ole, siis saadki küsida. Tänapäeval on nii palju igasuguseid selliseid digividinaid, mis lihtsustavad seda, et mis sõnad, eks ju, korduvad sealt. Sa saad teha kas sõnapilved või mis iganes. Aga sa võid ka lihtsalt valida see, mis sind kõnetavad, et isegi kui võib-olla need ei ole seal enamuses, aga sa saad võtta need, mis sulle on hingelähedased ja siis sa saad hakata neid teadlikult arendama, seda kuvandit endast looma. Ja sel moel see eristumine tekibki, et sa arendad teadlikult enda ettevõtte brändi, oma tegevusi, kuidas sa kõiki seda tervikuks kokku sead. Sest need asjad peavad olema kõik omavahel seotud, sul klienditeenindus, mitte ainult turunduse pool, vaid ka klienditeenindus on osa sinu turundusest. Kõik see, mida sa teed ettevõtjana, on see maine loomine, see turundus, see usalduse loomine. Ja kui ikkagi hirmus, väga-väga hirmus on midagi teistmoodi teha, siis mõtle nendele kordadele oma elus, kus sa oled teinud midagi, mis on olnud hirmus. See ei pea olema üldse ettevõtlusega seotud, see võib olla näiteks, ma ei tea, tegid langevarjuhüpet või pakkusid teistele esimest korda enda valmistatud kooki. See ei pea olema midagi tohutult suur, aga midagi, mis võttis või ütlesid ei, näiteks mingis olukorras, kus sa tavaliselt oled öelnud jaa. Ehk et millised on sellised igapäevased olukorrad, kus sa oled selle endaga sellist võitlust pidanud, et julgen, ei julge, teen, ei tee ja võtta see enda jaoks pulkadeks lahti. Miks sa seda tegid? Mis sind motiveeris? Või kui sa seda ei teinud, kui see ikkagi see hirm sai võitu, siis mis juhtus? Miks sai hirm võitu? Ja mõnikord ongi see, et see motivatsioonipakett on olnud nõrk. Mõnikord sa lihtsalt tunned, et ei veel, eks ju. Või kui sa oled seda teinud, siis ongi see, eks ju, et kas risk jääda siia sellesse kohta, kus sa oled, on suurem kui see risk muutusest, eks ju. Et seal see emotsionaalse riski hindamine, sest miks me jätame tegemata on see, et meil võib olla selline tunne, et see äkki on meile ohtlik kuidagipidi. Aga kas see tegelikult on ohtlik? Või mis saab siis, kui ma jään sellesse olukorda, kus ma praegu olen? Et kas siis mul on mõtet tegutseda ja investeerida nendesse asjadesse, mis ma investeerin, kui ma ei tee seda muutust, kui ma ei julge eristuda, kui ma ainult mõtlen eristumisest, aga ma tegelikult ei tee seda. Sest neid on ka, kes mõtlevad, et nad tahaks. Ja see eristumise julgus võib teinekord alata väga väikestest asjadest. Mul on meeles üks lugu, mida rääkis turundusekspert, üks rahvusvaheline turundusekspert, kes läks koolitust tegema, 2-päevast turunduskoolitust just nimelt eristumisest. Seepärast mulle see lugu on meelde jäänud. Ma enam ei mäleta, kes see oli, sest see lugu on umbes 2 aastat vana ja see oli siis 3 aastat vana, sest see oli mu esimene aasta sellel AI konverentsil Edinburgh'is ja mul oli seljas endal ja kaasas Eesti Tartanist mantel. Ja siis ma olin just lugenud tema lugu sealt LinkedInist ja tema läks 2-päevast turunduskoolitust tegema.
ja on seal hotelli fuajees, hakkab ennast hotelli sisse registreerima ja vaatab, tema ees on 9-10 ärimeest, kõik tumedates mantlites nende mustade kohvritega, mis nii-öelda käsipagasisse lähevad. Ja siis ta vaatas ennast ja ta sai aru, et ta on täpselt samasugune. Must mantel ja selline must, need disainid olid erinevad, aga kõik olid nagu musta värvi. Ja siis ta ütles, et siis ma sain aru, et kuidas ma räägin, aga ma ei tee. Ja samal õhtul läks ta kauplusesse ja ostis endale vaarika punase kohvri. Ja ta ütles, et kuidas ma saan rääkida eristumisest, kui ma ise brändina ei eristu, kui ma olen kõik nagu teised. Ehk et sellised asjad mõjutavad ka seda usaldusväärsust ja nii-öelda kas siis toetavad või ei toeta seda lugu, mis sa endast ja oma ettevõttest siis klientidele ja ka potentsiaalsetele koostööpartneritele räägid. Kas meil on küsimusi tulnud vahepeal? Hetkel küsimusi ei ole, aga meil on kuulamus 16 inimest. Ma kirjutasin, et sinu küsimused üles, mida sina meilt küsisid. Et millega soovid silma jääda, millega pigem mitte. See on ka oluline tegelikult mõelda selle peale. Ja mulle hästi meeldis see, kuidas sa tõid välja, et mis saab siis, kui ma jäängi siia punkti, kus ma olen. Need on nii suured küsimused, mis mina olen tähele pannud seda, et tihti inimesed võib-olla ei küsi endalt küsimusi või ma oskan enda kohta rääkida. Ma ei küsi endalt piisavalt küsimusi. Ja mul on nii hea meel, Birgit, et sa täna nagu avasid sellise nagu laeka, et sa küsisid küsimust ära. Isegi kui sa ei tea veel praegu vastust, siis need jäävad siia pähe. Ja siis liigud ja siis teine on see, et kui sa ei vasta nendele küsimustele, siis sa võid käia koolituselt koolitusele. Aga need on need asjad, on mingid asjad, mida teised saavad aidata sind teha, aga see otsus peab tulema sinu seest, et ettevõtet juhid ikkagi ju sina, mitte kuskil koolitaja. Ma olen käinud nagu mitmel korral olen koolitajana sattunud inimeste ette, kes on olnud eelmisest turunduskoolitajatest sõna otseses mõttes ära hirmutatud, et justkui on üks viis teha asju õigesti. Ja siis ma ütlen, et ei ole ühtegi valet viisi olla sina, see on sinu ettevõte, see on sinu turundus, see on sinu lugu väikeettevõtjana, sina oledki oma ettevõte. Ja sina tunned oma kliente ju paremini kui keegi kuskil kolmas ekspert, eks ju, sa saad küsida teistelt abi, kes on samas ringkonnas. Aga öelda, et ainult nii ja mitte teisiti on minu meelest põhjendamatu surve, mida nii-öelda väikestel ettevõtjatel, kes niigi peavad tegelema 1000 asjaga samal ajal, lihtsalt ei ole vaja. Ehk et see on see, et pigem teeme asjad alguses lihtsaks ja siis me saame sinna peale ehitada. Aga see lugu, mis sa tahad ettevõtjana rääkida, see on tõesti kogu sinu turunduse vundament. Ja siis sa saad hakata sinna peale kõiki muid asju ehitama. Ja võtke nende küsimuste jaoks aega, sest kui sa oled need vastused välja mõelnud, siis kas sa kasutad tehisaju, kas sa kasutad turunduseksperti, see on sinu sisend neile. See aitab sul selle sisendi enda jaoks selgeks mõelda. Mulle nii meeldib, Birgit, sa lähed kohe käima ja elama, kui sa räägid meile sellest teemast, et ma ei imesta, et sa said 9,75 punkti ja anti sulle tagasideks, et seda on näha. Birgit, sa tõid siia mängu ettevõtluse. Kui kaua oled sina nüüd ettevõtja olnud juba? Mul saab esmaspäeval 6 aastat. 20. aprillil. Ja mul saab esmaspäeval 6 aastat. Ja enne, kui ma siin Šotimaal sellega alustasin, mul ei olnud mitte mingisugust ettevõtluskogemust. Ma olen alati teinud palgatööd ja kuigi mulle ema ütles juba, kui ma Eestis elasin, et ta rääkis seda juttu mingisugune 5-6 aastat, et tee ikkagi oma ettevõtte ja hakka kirjutamisteenust pakkuma, et näed, sa kirjutad neid kõnesid ja sa teed neid asju ja sa toimetad tekste. Siis ma ütlesin, et see paberimajandus ja raamatupidamine on nii keeruline, kes sellega tegeleda viitsib. Ja siis kolid välisriiki, siis välisriigis on ju ikka kogu see võõras finantssüsteem ja paberimajandus võõrkeeles ja süsteemid, see on ju palju lihtsam.
vot ongi, kui lähed sinna juba raskemasse, siis on kõik tehtav. jah, Fantastiline. et mul, kes see oli teine, oli see, et noh, et kas läksid ülikooli, siis ma ütlesin, ei, mul on ülikoolid kõik käidud ja see läks 2 aastat mööda ja siis avastasin, et näed, õpin Aberdeeni ülikoolis. No näed sa, elu üllatab. ma ei tohi asjadele ei öelda, siis nad tulevad mul nagu ringiga tagasi ja nagu veel võimsamalt, kui ma algul nii-öelda plaanisin. aga mul on teile kingitus ka, et üks asi on see ettevõtluse sünnipäev, eks ju, 6 aastat, et ettevõte saab laulda, et käin juba lasteaias, aga mul on teine tähtpäev veel. On laupäeval jõuan ma isiklikus elus tasemele 4.5 ja sel puhul on mul e-poes kõikidele toodetele sooduskoodiga Birgit 45, hind 45% soodsam. Ja see on siis pühapäeva viimaste minutiteni ehk et esmaspäeva südaöösel läheb nagu kinni, aga terve selle nädala see kehtib nii konsultatsioonidele, kui võtad näiteks 1 või 4 konsultatsiooni, aga see kehtib ka näiteks raamatu kirjutamise mentorlusprogrammile, mis on päris korralik, saab praktiliselt poole soodsamalt. Ja ma selliseid suuri kampaaniaid teen tõesti ainult korra aastas oma sünnipäeva paiku, nii et kes tahab 46% allahindlust, siis peab aasta otsa ootama. Nii lahe, jälle julgus eristuda. Meril toob välja, et nii põnev kuulamine ja särav isiksus, aitäh, üliäge. Evelin ütleb, et väga mõtlemapanev on Birgiti jutt, olen ise kinni jäänud mugavustsooni, aga tuleb sellest nüüd välja tulla ja tegutsema hakata. Jah, ja Triin, ütle neile ka, et millal siis see suur asi on, tuleta meelde, et kui, kes nii-öelda suuremas koguses tahab mind kuulata ja mugavustsoonist välja tulla, et siis mis kuupäeval see. Kas sa pead nüüd silmas seda müügikooli? Jah. Jah, Birgit on meil ka müügikoolis, nagu nägite, Birgitil müümisega probleemi ei ole. Mina müün nii, et ma ei müü, aga ikkagi ostetakse, sest ma päriselt ütlen, et ma ei ole selle 6 aasta jooksul teinud mitte ühtegi müügikõnet. 0. Ma ei ole saatnud välja mitte ühtegi seda nii-öelda, mis need on, need cold emails ehk need külmasid emaile või lihtsalt nagu julma müügipakkumist. Mitte ühtegi. Kliendid on tulnud minu juurde ise. Nad on leidnud mind kas sotsiaalmeedia kaudu, soovituste kaudu, ka need ärikliendid, keegi on kuskil soovitanud. Ja uudiskirja kaudu tuleb ka üht-teist, ehk et see nädal läheb jälle välja igakuine uudiskiri. Ja need on olnud minu nii-öelda, ja siis see loovalt ja inimlikult kirjutamise grupp, et kus ma nii-öelda jagan oma teadmisi, teen aeg-ajalt mingeid spontaanseid otseülekandeid ja kes tahab mugavustsoonist välja tulla, et siis iga teisipäev on tarkusetera ja iga neljapäev on loovusülesanne. Kui põnev, ma panen siia lingid ka. Ja tõepoolest, Birgit on meil veebikooli õpiprogrammis Müügikool. Panin siia lingi, alustame juba järgmisel nädalal ja lisaks sellele meil veebikoolis toimub ka nii palju asju, et esmaspäeval alustame sellise õpinädalaga alusta ettevõtlusega. Nagu tänagi Birgit rääkis, et alguses kõik see raamatupidamine, kuidas siis midagi teha veel välismaal ka, siis räägimegi sellest, et kuidas alustada ettevõtlusega. Täna tegelikult Birgit viskaski meid sisse, et küsis neid küsimusi, et millega see eristumine on nii oluline selles kohas, kui sa hakkad ettevõtjaks. Nii et kohtume ka sellel alusta ettevõtlusega õpinädalal järgmisel nädalal. Nii et linke on meil siin täna muudkui palju ja seda õpiampsu ma isegi soovitan järgi vaadata, sest vahel on nii, et sa mingeid asju märkad, aga siis kuulad uuesti, märkad veel teisi asju. Nii et seda saab hiljem ka YouTube'ist meil järgi vaadata. Aitäh, Birgit, et sa võtsid aja ja tulid. Aitäh kutsumast ja ilusat kevade jätku kõigile. Ilusat kevade jätku. Kohtume.